Tere! Mina olen Maris ja mul on suur hea meel üle pika aja jälle siin Nauding Energiast kanalil teiega kohtuda. Seekord on jälle tulemas üks oraakli sõnum. Kohe alguses ütlen ära, et see ei ole mingi ennustamine ega tuleviku lugemine, vaid mida ma teen, siis ma tõmban oraaklipakkidest kaarte ja tõlgendan seda energiat, seda olukorda ja loodetavasti siis see sõnum pakub kellelegi teist lootust, taipamisi, inspiratsiooni või lihtsalt head kuulamist. Et seekordne lugemine algab meil Human Designi väravaga 50. Mul on sellised Human Designi kaardid. Et kes veel ei ole tuttav Human Designiga, siis see on üks eneseavastussüsteem, kus on kokku siis 64 väravat ehk energia arhetüüpi ja värav number 50. See räägib väärtustest. See räägib väärtustest, vastutuse võtmisest ja sellest, kuidas me sisimas tajume ära, mis on õige või vale. See värav 50 on Human Designi põrnakeskuses ja põrnakeskus on energiakeskus, mis vastutab siis, see on kõige ürgsem energia, vastutabki instinktide ja intuitsiooni eest. Värav 50 väärtused on siis selline intuitiivne taipamine, teadvus, mis näitab ära, millised väärtused on õiged, et hõimul või siis meie ligikonnal oleks jätkusuutlik elu ja turvaline ja kõigil hea olla. Et see on selline lähikonna ja hõimu energia. Mis sellega kaasneb? Et tavaliselt siis need energiat väravad 50, see siis räägib nagu inimese iseloomu kohta, aga selles lugemises ma võtan seda üldise teemana. See on ka selline sisemine tunne moraali suunas, et mis ei ole korruptsioon. Sisemine tunne, kuidas siis, milliseid reegleid elus järgida. Ja see on tugevaks vundamendiks kogu ülejäänud elule. See ongi selle struktuuri alus, et kui me igapäevaelu tahame harmooniliselt elada, siis on ju vaja vundamenti, midagi tugevat, kuhu seda peale ehitada. Ja nende väärtuste ja tõekspidamistega ongi niimoodi, et isegi kui sul see sisemiselt võib-olla on selline tunne ja taju, siis tihtipeale me hoopis vaatame seda, et mis väljaspoolt tuleb, millised väärtused või mõjutused tulevad väljastpoolt. Et näiteks juba meie perekonnast või ühiskonnast või et väärtused võivad ju muutuda. Et tuleb hästi kriitiliselt hinnata seda, et mis on juba iganenud ja mis tahaks värskendamist ja uuendamist. Ja siin me jõuamegi selle lugemise põhisisuni, et võib-olla need väärtused, see moraal, millele sa täna toetud, see võib olla iganenud või päriselt ei peegelda enam seda, mis on sinu jaoks aus või ehe, mis on sinu jaoks sisemiselt harmooniline. Ja siit tuleb edasi järgmine kaart, kuukaart, et vaata otsa oma hirmudele, uus kuu Skorpionis. Kuidas see seostub siis hirmud väravaga 50? Siin väravas peitub ka hirm vastutuse ees. Et siis kogukonnas, kui keegi paneb paika väärtused või reeglid, mingi moraali,
siis ühtlasi ta muutub ka nagu eeskujuks, kui ta käitub oma nende moraalireeglite järgi. Ja see eeskujuks olemine või selline nagu juhiks või mentoriks olemine võib alateadlikult tekitada hirmu vastutuse võtmise eest, et ühesõnaga, kui midagi juhtub, et siis sina oledki süüdi. Või võib tekitada hirmu pühendumise eest. Ja see uus kuu Skorpionis, vaata oma hirmudele otsa, see siis võibki viidata sellele, et praeguses olukorras tuleks tegeleda selle hirmuga vastutuse võtmise eest. Et eluterves kohas tegelikult vastutuse võtmine, kui sa toetud oma sisemisele moraalile ja tead, et sa käitud õigesti, siis see vastutuse võtmine toob ellu palju rohkem küllust ja rikkust. Selle energia negatiivne väljendus on passiivsus, ehk siis hirm üldse midagi teha. Ja siin on ka veel teine uue kuu kaart, uus kuu Vähis, mis suunab siit edasi siis vaatega, et sina ja kellest sa hoolid, te olete kaitstud. Et siin on hästi palju sellist uue alguse ja uue tsükli energiat. Et need iganenud väärtused ja moraal, mis võib-olla on kaasa tulnud kusagilt minevikust või ühiskonnanormidest või kuskilt vanadest tõekspidamistest, et nendele tuleks siis kriitiliselt otsa vaadata. Ja kuna see värav 50 on seal põrnakeskuses, intuitsioonikeskuses, mis ei ole loogiline, et sa ei saagi mõistusega välja mõelda, mis see õige moraal siis oleks. Aga sinu intuitsioon ütleb, mis on sinu jaoks õige ja autentne ja kuidas on õige käituda. Ja sellised väärtushinnangud on siis eeskujuks ka teistele. Sina oled justkui teejuht või uue moraali mentor. Ja selleks, et nendest vanadest iganenud väärtustest vabaneda, tuleb otsa vaadata oma hirmudele, hirmule vastutuse võtmise eest, hirmule pühendumise eest. Kuna vähk, uus kuu Vähis, vähk on ka lähisuhetega seotud ja perega seotud, siis kogu see energia ongi selline lähisuhete, inimeste vaheliste suhete ja kogukonna energia. Hirm vastutuse võtmise eest ja pühendumise eest. Ma võin tuua iseenda elust ühe näite, millele ma sain jälile suht hiljuti, et ma olen ennast tagasi hoidnud sellise tõekspidamisega või sellise uskumusega, et kui ma midagi oman, midagi suuremat või midagi uhkemat, millega ma tavaliselt harjunud olen, et siis sellega kaasneb nagu hull vastutus, et näiteks oletame, et ma isegi ei soovi endale basseiniga kodu, sest et ma tean, et basseini hooldamine on suur vastutus, lisakohustus, et see nõuab pühendumist ja alateadlikult ma olen uskunud, et siis ma ei tahagi seda. Või siis näiteks selline uskumus, et kui sul raha ei olegi, et siis ei olegi nagu millegi pärast muretseda. Sest et kui sul on raha või kui sul on nagu palju asju või materiaalses mõttes küllust, siis seda peab justkui haldama. Et siis tekib kogu aeg juurde nagu vastutust. Vastutus midagi hallata, midagi korraldada.
ja siis alateadlikult ma olen justkui uskunud, et kui ei ole, siis on palju lihtsam ju elu, ei pea millegi eest muretsema. Ja see võib olla seotud teema selle väärtuste ja moraali energiaga. Ja see võib olla näiteks mingi selline hirm vastutuse võtmise eest. Ja mis siis, kuidas pärast seda, kui sellest hirmust oled läbi läinud, selle läbi töötanud, et hirmudega töötamiseks on väga hea suitsukvarts, kristall, mis meil on siin ka kristalli, šamaani kristalli oraakli kaardipakis. Siin ootavad uued elutsüklid ja juhindu sellest teest, mida näitab sulle valgus. Et justkui see hirmust läbiminek ongi oma varjukohtadesse julgelt otsa vaatamine. Ja see suitsukvarts, see siis otseselt ei muuda ööd päevaks, ei muuda pimedust valguseks, aga näitab sulle pimeduses teed. Et oleks mugavam ja lihtsam need hirmud läbi käia. Siin siis see hirm vastutuse võtmise eest ja pühendumise eest. Et mis siit edasi siis tuleb, kui need hirmud ületada, hirmud läbi käia. Siin on selline põlisrahvaste oraakli kaardipakk, Sacred Medicine, see on indiaanlaste põlisrahvaste sümbolitega. See on siis see tulevik või see lahendus selles sõnumis. Et kui siis see hirm endale teadvustada ja see ümber muundada, et hirmu potentsiaal on see, et hirmu saab ümber muundada, transformeerida millekski uueks. Ja siin siis see haakub nende iganenud väärtuste või oma sisemise moraali ümber muundamisega, julgusega lahti lasta vanadest asjadest. Et siin ongi, tuleb esile sügisene pööripäevakaart, pühvlikaart, mis ütlebki lase vabaks. Et see tsükkel on justkui vabaks laskmine nendest iganenud väärtustest, et saaks tulla uus algus. Tuul, muutuste tuul, mis toob kaasa uued tuuled. Lase vabaks vanad väärtused. Ja alles siis on ruumi selleks, et vastu võtta uut küllust ja rõõmu oma elus. Siis kokkuvõttes praegu on väga soodne aeg, et kuulata oma intuitsiooni, oma sisehäält, mis räägib vaikselt ja korra hetkes. See on spontaanne. Ta ei räägi mitu korda, et kui kuulda ei võta, siis tuleb natuke oodata ja loota, et ta uuesti sulle midagi sosistab. Ja mida ta siis ütleb, see intuitsioon, selle sinu sisemise tõe, selle sisemise tunde suuna kohta, et mis on õige, mis on vale, millised väärtused, milline moraal on sinu jaoks õige. Et siin ei ole mõistusega midagi teha või välja nuputada. Sa pead usaldama, et see on sinu jaoks õige ja leida üles need iganenud väärtused, mis tuleks siis ümber teha. Loodan, et leidsid siit enda jaoks mõne mõttetera ja kohtume juba järgmisel korral.